Tere! Kohtume taas kord laupäevasel hommikul ja seekord mitte selleks, et päris lõplikult ära minna, aga koht on selline, kust minnakse, aga samas ka tullakse. Tallinna lennujaam. Muutuvad moed ja kombed on muutunud ka Tallinna lennujaama ajas. Räägime sellest, milline see lennujaam oli ja milliseks ta saab. Tallinna lennujaamu on olnud erinevates kohtades, iseasi, kas neid saab nagu päris lennujaamadeks nimetada, et ütleme siis lennuväljad, et kust on siis lennatud, et on, eks ole, Lasnamäel, seal Vana-Kuuli tänava kandis, kus oli see vana sõjaväe lennujaam, siis oli Nehatus, see on siis sealt Peterburi tee ääres, eks ole, 10 kilomeetrit kesklinnast ja siis alates 20 aastate lõpust ja 30-ndatel siis juba siin Ülemistel. Et tegelikult see Ülemiste esimene lennuväli või lennurada oli tegelikult Ülemiste järv, sest lennati vesilennukitega ja see omakorda siis tähendas seda, et sai lennata ainult teatud kuud aastast. Ja siis, kui olid sellised muruplatsi lennuväljad, et siis see ka tähendas jälle, et kui oli maapind oli tahe, see ei olnud peal lund, ikkagi siis tähistas umbes kevadisest varasügiseni või ütleme niimoodi lendamist. Ja siis 30. aastate keskpaigast, ütleme, on hakatud siin Ülemistel nagu tõsisemalt toimetama. Et 36 sai valmis siis siin esimene betoonkattega lennurada, selline kolmnurk. See on tegelikult nähtav, kui kes võtab näiteks aerofotot, kas Regiost või Google'i kaardi pealt, et see on täitsa välja loetav, see on täitsa seal Tartu maantee ääres, kus sealt nagu see aed läheb, mis siis seda lennuala piirab, eks ole, aga see on nagu näha, et seal on vana betoon, et seal praegu on seal nagu abifunktsioonis see lihtsalt nagu kasutusel parklane või midagi sellist, et selline Ülemiste esimese lennuvälja või jaama siis nagu relikt on ka seal olemas täiesti, et sellest nad loevad ise ka oma sünnipäeva või et siis 2 aastat tagasi tähistasid siis 80 juubelit. Ja siis riburada pidi on nad siin ja siis ehitanud neid hooneid uusi. Kas ka tol ajal pidi olema konkurss, et jaamahoone uhke ja linna esindushoone külalistele esimene? Jah, et 37 ja 38 toimus arhitektuurikonkurss ja tegelikult see oli nagu meil praegugi tehakse selliseid, kuidas öeldakse, natuke naljakonkursse või natukene selliseid mitte nagu sisulisi, vaid fassaadikonkursse. Et seal oli siis Teedeministeerium seda korraldas, seal oli žüriis oli siis näiteks arhitekt Alar Kotli, kes oli kõva tegija seal ja ühtlasi siis Roman Koolmar, kes oli siis 33 oli lõpetanud Tallinna Tehnikumi arhitektina ja tema arhitektikarjääris siis võib-olla Eesti ajast kõige olulisem asi on Toila Orulossi ümberehitused Pätsu jaoks. Ja siis pärast sõda, nagu paljud Eesti arhitektid, tema siis emigreerus ja lõpetas siis Detroitis, Ameerikas. Ja tema siis tegi selle ruumiprogrammi siis selle maja jaoks, kus me siis põhimõtteliselt praegu oleme. Et see ei olnud siis mitte ainult reisijate teenendamine, vaid ütleme niimoodi, et kui eriti lihtsustada, siis võiks öelda, et lennujaamal, funktsioneerival lennujaamal on 3 osa, eks ole, et on teenendav funktsioon, mis siis üks teenendab siis reisijaid, teine siis neid masinaid ja kolmas asi on siis, ütleme, see lennualad või eks ole, lennurajad, aga ka igasugused parkimisplatsid ja see lennuliiklusala laiemalt. Et siis Koolmar kirjutas selle maja programmi kokku, et seal oli nii see reisijate teenindamine, aga ka kõik tehnilised asjad nagu ilmavaatluspunkt, siis muidugi toll, politsei, telegraafijaam, post ja siis ühtlasi ka niisugune pisike hotell. Et kes siis tuleb kuskilt kaugemalt Tallinnast või peab siin ootama, et saaks vara lennuki peale, et siis oli nagu see määratud. Ja sellest, kui seda algset projekti nüüd võrrelda sellega, mis hiljem valmis,
tegelikult alles siis 55. aastal, et siis see algne projekt oli suurem, et see otsast nagu sinnapoole, ehk siis Ülemiste järve poole oli see hotelli osa oli nagu suurem. Aga põhimõte oli sama või? Põhimõtteliselt jah, et seal 55. aastal nagu ka olid need toad olid siin olemas kuskil ja siis oli seal isegi arhiivikaadrid on olemas, kus on ka, et avatakse lennujaama ja siis autasustesse mingisuguseid lendureid seal, kes on lennanud 1 000 000 kilomeetrit ja siis näidatakse seda hotellituba, kus öeldakse, et mõeldud on ka kõige väiksematele, et seal on niisugune titavoodi selles toas olemas. Ja maja siis sõja tõttu, eks ole, ta jäi niisuguseks poolikuks ja tegelikult valmis siis alles 55. Et siis olid juba siin teised inimesed, sest et selle konkursi siis, kui sellest konkursist natuke rääkida, selle võitis siis Artur Jürvetson. Ka jällegi, põhimõtteliselt sama, neil oli mõned aastad olid nagu eluaastates vahed seal, aga sama generatsiooni mees, kes Roman Koolmar seal 20. sajandi alguses sündinud ja Jürvetson siis põhimõtteliselt nõuti, et oleks kaetud siis kohaliku, nagu nad nimetasid, kohaliku marmoriga, eks ole, mis muidugi meie paekivi on ju, ja seal siis arhitektid Manivald Loite ja Ernst Kesa, kes seal siis nüüd veel ja siis oli 2 ostupreemiat ka. Aga Jürvetson võitis ja põhimõtteliselt ta ikkagi järgis seda, mis siis see Koolmar oli nagu, aga projekti autoritena võib siis neid mõlemaid nagu lugeda. Ja hiljem siis 50. aastatel oli siis juba arhitekt Paula Koido ja siis arhitekt Maia Laul, kes siis selle maja nagu lõpuni tegid. Et loomulikult siis tolle perioodi mõjutustega ilmselgelt eelkõige siis dekooris, et niisugune hilistalinism või ütleme, Stalin suri, eks ole, 53, et siin väga ei ole niisugust võidutsevat stalinismi, et see dekoor on samas niisugused rahvuslikud motiivid, kui vaadata neid uksi, mis on siin nagu väga toredasti säilinud ja veel neid elemente, et siin nagu niisugust nagu väga hullu tampimist ei ole võrreldes mõnede muude asjadega võib-olla. Et mis väga selgelt seda staatust või seda, et see on ikkagi värav Tallinnasse ja see värav viib, kuhu ta viib, eks ole, Moskvasse ja teistesse liidu vabariikidesse, et siis tuntud Eesti kunstnikud Viktor Karrus, kes tegi siis selle Moskva pildi ja seal taga siis on Richard Sagritsa Tallinna pilt, et see on ikka dialoog siis, et ühelt poolt on siis meil Kreml, trollibussid, Jõgi, Moskva ülikool ja teiselt poolt, et Tallinnal kui sellisel provintsilinnal ei ole ikkagi nagu midagi peale selle vanalinna ja kus on muidugi nüüd Pika Hermanni tormis lipub punalipp. Nagu meri ikka ka natuke paistab. Meri natuke paistab, üldse natuke imeliku nurga all minu arust seda ei saa päris niimoodi, kui seda nagu ei ole võimalik, seal on natukene seda nurka, aga ja Kikendi kökk, eks ole, mis sealt paistab, aga muidugi ka Nevski katedraal ja siis Toomkirik. Et need on need põhilised stalinistlikud lisandused sellele projektile ja ka samal ajal ta ikkagi jällegi lennujaam on väga funktsionaalne hoone, eks ole, et ta ajas muutuvad asjad, et tol hetkel, kuna see sõjaeelne lennundus, vahetud sõjajärgne lennundus ei olnud veel nii palju muutunud, et siis sai seda nagu kasutada päris hästi ju tegelikult aastakümneid veel. Kui kaua see vana lennujaam siin Ülemistel oli ja miks uut oli vaja? Et Tallinnasse ju teatavasti 80. aastal tulid olümpiamängud, Moskva olümpiamängud, kus siis Tallinn sai õiguse korraldada olümpiaregatti, kus tegelikult sportlasi oli kuskil seal umbes kas midagi 120 või õudselt vähe, kui nüüd mõelda, et mis ressurss pandi sinna, me saime sealt, mida on nimetatud ka niimoodi olümpiatrassiks, eks ole, alates Postimajast kuni Piritani, kõik see Narva maantee, kõik see Pirita tee, eks ole, vanalinna korrastamine, linnahall, teletorn, olümpiahotell, olümpiaspordikeskus, eks ole, ja siis loomulikult uus lennujaam, sest et see vana lennujaam suutis teenindada kuskil 150 inimest tunnis, uus siis pidi teenindama 700 inimest. Ja see projekt siis pärines Moskvast, meil ju muidugi lennujaama projekteerijad poolt kuskilt võttes on väga spetsiifiline hoone liik, et Moskvas tänaseni siis 1934. aastal asutatud projekteerimisinstituut Aeroprojekt on olemas ja seal oli siis arhitekt Mihhail Piskov,
kes siis selle projekti tegi, et noh, tema kohta siis on veel teada, et näiteks Riia lennujaamaga ta tegeles ja siis kirjutas ka raamatuid lennujaamades siin 80. aastatel oma kogemuse põhjal, et see 87. aasta raamat, kus on peal on siis Tallinna lennujaama joonistus nagu selline. Aga sisearhitektuur, mis võib-olla oli isegi vingem, et selles mõttes Piskov rääkis küll kogu aeg sellest, kuidas ta on võtnud meie rehetare selleks eeskujuks, et selline kõrge viiluga niimoodi ristamisi katus, et noh, see on nagu kohalik motiiv siis, et noh, muidu lennajaamad on üsna niisugused kandilised ja karbilaadsed, aga seest oli ta siis meie enda produktsioon nii-öelda, et meie tuntud sisearhitekt Maile Grünberg, kes siis tegi sinna väga sellise raju sisekujunduse punaste värvi ja niisuguste plastikelementide ja asjadega, mis siis nüüd kahjuks tänaseks päevaks enam saab meenutada ainult fotode pealt. See lennujaama muutmine või see on, et ütleme, et kui mõelda selle Grünbergi sisekujunduse peale, mis nüüd on kadunud, eks ole, et kas see oli, see on nagu nii ja naa, et mõnel puhul selle niisuguse autentse juba ajaloolise interjööri säilitamine on noh, ikkagi nagu väga kohustuslik või nii edasi, aga noh, võrreldes näiteks Viru hotelliga, mille interjöörist on väga kahju, mis 90-ndatel ära käkiti, eks ole, et selle lennujaama puhul on jälle, see on nii dünaamiline nagu asutus või selles mõttes, et noh, et mis siis oleks nagu teha, kui see ei vasta enam meie kaasaegsetele turvalisnõuetele ja nii edasi, et noh, et kas seda musealiseerida kuidagi, et siis oleks variant näiteks ehitada, kui meil oleks hästi palju raha kõrvale võetud see uus terminal või nii ütleme, et mingid osad lennud lähevad siis sealt vanast, osad lähevad sealt, sest noh, me peame ka mõtlema selle peale, et kui see lennujaam ehitati 80. aastal, siis oli tegemist ju põhimõtteliselt siselendudega. See oli ju ainult ju suur sõbralik Nõukogude Liit, kus turvati sind nagu ümber perimeetriga, seal sees võisid lennata kuhu iganes. Sulle noh, et nüüd on meil ikkagi teine situatsioon ja teised nagu eesmärgid. Ja seda lennujaamade musealiseerimist tegelikult noh, on näiteid maailmast ka, et kus on nagu küsimus, et on arhitektuurilt väärtuslik hoone, mis sellega saab. Et no näiteks üks tuntumaid on 62. aastal New Yorgis valminud arhitekt Eero Saarini TWA terminal, mis nagu kaotas oma funktsiooni ja aastad oli küsimus, mis sellega saab üldse. Sest et see noh, ta tänastele nõudmistele ei vastanud, see oli liiga kitsaks ja siis oli küsimus, et kas seda lammutada üldse või mis sellega seal siis JFK lennujaamas nagu teha. Ja tänaseks on otsustatud, et see tuleb hotell. Et siis see peaks nüüd see või järgmine aasta valmima. Et noh, see sama küsimus puudutab ka meie lennujaama, et see lennujaam on siin muutunud 90. aastate lõpust juba, kui seda interjööri muudeti seal, nüüd hiljem siis 2000-ndatel on ehitatud siin, eks ole, see uus, mis siit aknast paistab, see reisijate terminali osa ja kõige viimasena siis see trammi ühendus linnaga, mis noh, tegelikult on ikkagi noh, Tallinna linna mõistes on, ma ütleks, väga suur saavutus või noh, selles mõttes, miks seda varem ei tehtud, on nagu ise küsimus, sest see trammiliin on aastakümneid jooksnud siit kõrvalt läbi kogu aeg, et see on ikkagi noh, niisuguse ütleme, situatsioonis, kus meil on Tallinna kesklinna kõrval või ütleme, Euroopa pealinna kesklinnas on lennujaam, ja sinna saab niimoodi, et sa lähed ühistranspordiga ja veel trammiga, eks ole, et kus noh, ma olen ka näinud, kuidas seal bussipeatuses seal lennujaama ees nagu need sealt eriti bussi ega ei käinud, eks ole, see üks liin sealt käis linna, et kus siis ära eksinud turistid vaatavad, et mis nüüd siin siis, kus siis nüüd saab, on ju. Et see on kahtlemata suur asi ja tegelikult see lennujaama noh, need ehitusplaanid oli ju siin enne, kui me siit mööda sõitsime näha, et praegu ehitatakse sinna hiiglaslikku parklat, millest on nagu selles mõttes kahju, et see varjapärasena vana terminalihoone fassaadi, et see sealt Tartu maanteelt enam ei paista nii hästi, sest et sinna tekib nagu üks maht ette.
et see on kahtlemata niisugune väga muutuv protsess, et seetõttu et näiteks lennujaam on suutnud siia ajaloolisesse majja ennast vähemalt oma administratsiooni ära nagu paigutada, et see on väga tänuväärne ja nagu ma just enne küsisin, et kas väikseks ei jää, ütlesid ei, et väga hea on, et tundub, et nad elavad siin päris hästi. Minuealised ja natuke vanemad mäletavad Tallinna lennujaama kui väga futud punast, sedavõrd uhket, et teist niisugust Nõukogude Liidus küll ei olnud kindlasti. Muidugi, et ei olnud, seda ei olnud isegi meie lähinaabritel, aga see Tallinna lennujaam sai valmis 80-ndateks olümpiateks. Nii nagu saad aru, meil ehitati Tallinnas väga palju asju, Pirita purjespordikeskus, eks ole, linnahall, oli ka üks objekt, oli see Tallinna rahvusvaheline lennujaam, see oli eriti tähtis, et ta rahvusvaheline tuli. Ja see objekt oli ikkagi väga-väga vahva ja selle ehitamine käis ikkagi 78, 79, saad aru, teda nii kaua nagu ehitati ja samal ajal minu lahendus oli, saad aru, see, et punane värv sisse tuua, aga see oli meil koos arhitektiga välja mõeldud. Arhitekt oli Moskvast, sest et see tsiviillennundus oli ikkagi omaette nagu, saad aru, väga sõjaline objekt oli see Tallinna lennujaam ja kõik need projektid me kooskõlastasin mina, saad aru, koos selle arhitektiga, kes oli Mihhail Piskov, kooskõlastasime Moskvas. Nii et kõik kooskõlastused on tehtud nagu Moskvas ja Moskvas läks meil väga hästi, seepärast, et see punane värv, mis me valisime, meil ei olnudki suurt valiku võimalust, eks ole, need paneelid, need olid Tšehhi päritoluga, need paneelid, igasugused nende kommunikatsioonide katted ja muidu niiviisi igasugused võimalikud katted olid kõik nagu punased. Ja siis see punane värv läks nagu edasi küll mööbli peale, küll igale poole. Tööstas seda mööblit kombinatars, kes oli tol ajal väga ikka ainukene, kes tegi ikkagi nagu tasemel igasuguseid lette, asju, igasuguseid registreerimislette, kohvikulette. Nii et selles suhtes oli nagu hästi. Alati on selline asi nagu kontseptsioon. Kuidas see kontseptsioon tuli? No kontseptsioon tuli sellega niiviisi, et meil oli valida värvide vahel, mida terve lennujaamast nagu läbi läheks, mis ma ütlesin, et on nagu selle alumiiniumpaneelide värv tuli kõigepealt valida ja siis sellega edasi läks nagu teised kontseptsioonid, mis olid nagu mööbli ja nende registreerimislettide peal ja kõike nii. Aga sellega oli küll nagu lõbus selles suhtes, et küll oli hea, et ma sain seda kunstinõukogus ära kinnitatud Moskvas, sest siin Tallinnas poleks ma seda punast värvi, ma ütlen ausalt, üldse ära kinnitanud. Kas meil ei olnud siis nii edumeelne? Kuulge, topp oli ainult valge ja hall, ega seal muud värvi ei olnud. Kõik olid valged ja hallid, et seda punast värvi kardeti nagu tuld, aga tegelikult ta tuli ikkagi päris võimas. Ikkagi see punane värv on väga intrigeeriv, väga võimas, väga äkiline, väga intelligentne, väga nagu sisearhitekt, kes ja. Ühesõnaga, see punane värv sai kooskõlastatud Moskvas ja mul oli sest hea meel, seepärast, et küll ma käisin igasugustel nendel linnakujunduskomisjonides, igal pool seda näriti, seda projekti nii hirmsasti, ma mäletan. Et see ei istunud see, et see nagu punane tuleb nagu siia Tallinnasse, aga tegelikult pärast, kui ta valmis sai, no siis oli lihtsalt vaikus tükk aega. Sellepärast, et ta tuli nii võimas, et teised objektid ikka kahvatusid selle kõrval. Et kõik vaikselt hakkasid seedima seda. Ja, aga ta tuli ikkagi vahva küll, sest et ma tean, et siin oli ikkagi nii, mis võimalused olid kasutada nagu, eks ole, valuuta eest ostetud materjali, siis seesama kõik see paneel, mis on selle sama, nüüd kahju, mul ei ole mingisugust sule pealt tokki kaasas. Kõik saad aru, need samad kommunikatsioonid, mis oli pandud sinna selle pea nagu trassi sisse, need olid ju kõik, saad aru, alumiiniumist, kõik punased ja siis sellega seoses läks ka niiviisi, saad aru, ekspressopaarid
ja mis mul on meeles, ma mäletan, et siin on meil need registreerimisletid ja need sai tehtud ka Riias, sai punase plastikuga, ega siin meil endal polnud punast plastikut ju kuskilt võtta, sai Riias sõjaväetehases mingid neidele teostatud, nii et seda on igalt poolt ja seda musta plastikut, mis oli vaja mul ka igal pool nende restoranide juures, see tuli kuskilt Siberist siis, kui jõed olid juba jääst lahti tulnud, see mul on nii meeles, et kõik nagu materjalid tulid üle liidu ja kõik niiviisi. Tol ajal oli nõnda, et siin olid meiesugused inimesed käisid ja siinpool olid siis need meil ei olnud sinnapoole asja. Ja, see oli rahvusvaheline osa siit nagu niiviisi see osa. Ja muidugi siin olid muidugi ta kordas seda kõik seda kontseptsiooni, ega ta ei muutunud siin mingiks muuks, aga lihtsalt siia meie inimesed natuke nagu üldse nagu ei saanud nagu sinna asja. Aga kohvikutesse baaridesse? Ja, kohvikud baarid olid kõigile. Siin oli see kioskite let, kus müüdi igasuguseid kirjandust ja igasuguseid suveniire ja kõik asju, nii et kõik oli nagu ikkagi paigas. Ja kui kaua see niisugune punane ilus lennujaam meil Tallinnat kaunistas? No kaunistas nii kaua, kui ilmus välja niisugune firma nagu Scandic ehitus, mille eesotsas oli Jaanus Otsa ja Olav Herman, kes tegid ikkagi lausa lõpu ikkagi sellele lennujaamale, sest et neil oli antud nagu ülesanne, et tuleb teha uus lennujaam, tuleb teha, neil oli oma kujundaja, ma ei mäletagi, mis selle nimi oli, saad aru, ja siis teostatigi niiviisi, et kõik võeti maha ja tehti nagu, saad aru, nagu uueks. Aga mis ma tahtsin öelda, et see oli nagu vale samm, sellepärast, et neid kõiki asju oleks saanud ju tegelikult kaasajastada. Kõik neid, saad aru, neid registreerimislette, kõik seda kommunikatsiooni ja kõik seda elektroonikat, seda oleks saanud ju tegelikult kaasajastada ja kõik oleks saanud tegelikult teha niiviisi, et oleks olnud ka niiviisi uhke ikkagi edasi, uhke, punane, vahva, niiviisi, mida kuskil mujal ikkagi ei olnud. Aga meie veel mäletame seda? No vot, meie mäletame, aga paljud enam noor põlvkond pole seda näinudki ju tegelikult. Seepärast ongi see saade hea, et me meenutame seda, mis meil oli, mis oli väga hea, uhke ja uudne ja mida praegu ei ole. Selline oli meie tänane saade lennujaamast, Tallinna omast. Kui kõik hästi läheb, siis kohtume 2 nädala pärast. Ja ma küll mõtlesin seda, kas esitada seekord küsimus või mitte. Igaks juhuks esitan. Ei ole kindel, kas vastuse eest ka kingituse saate, aga küsimus on selline. Millal toimus Eesti pinnal esimene mootorlennuki lend? Kui vastust teada, saatke tuntud aadressil majatajas@tallinnatv.eu. Kõike kaunist!